Ma olen Urmet, 45-aastane mees, 4 poisi isa, hobikorras mesinik ja üldises mõttes selline aktiivne ja sihikindel inimene. Viimased 10 aastat on möödunud mul vägagi intensiivse enesearengu tähe all, millega ma olen loonud endale tänaseks senisest oluliselt parema elu ja väärtuslikuma elu ja vaikselt hobikorras aitan lähtuvalt oma kogemustest seda saavutada ka teistel inimestel. Minu põhiaur on viimased 25 aastat läinud siiski ettevõtlusele ja hetkel on mul 2 ettevõtet. Armastusest inspireerituna OÜ, mis tegeleb mahedate kuivatatud puuviljade, pähklite, seemnete, kakao ja kookostoodete müügi ja pakendamisega, luues seeläbi inimestele võimalust toituda tervislikumalt ja hoolitseda oma keha eest paremini. Ja teine ettevõte Nord City Center tegeleb metallitöötlusseadmete müügi ja paigaldamisega, luues seeläbi erinevatele masinaehitus- ja metallitöötlusettevõtetele uusi võimalusi oma tootmise efektiivsemaks muutmisel või nende kasvatamisel. Persoonibrändi veebiakadeemiasse sattusin ma seetõttu, et minust tekkis soov teadlikult ja süsteemselt ise kujundada seda, kes ma olen ja kuidas ma oma elu elada tahan. Mulle tohutult meeldib koolituselt see lause, et kas me laome ise telliseid ritta või ehitame katedraali. Ma ütleks, et mul olid seal müüride kõrval veel mõned niisama kivihunnikud, kuhu erinevad tellised olid lihtsalt loobitud koos muu ehitusmaterjaliga segamini. Ja enne kui hakata katedraali ehitama, sain ma teadlikuks veel sellest, et on vaja teadvustada ka see pinnas, kuhu seda katedraali ehitama hakata ning mis on selle katedraali vundamendiks. Õnneks olen ma sellest aru saanud ja seda süsteemsust ma tegelikult tulin ka õppima ja seda olen ma siin ka järjest rohkem teada saanud, kuidas seda teha. Ühest küljest võtab see persoonibränd kokku kõik selle, kes me täna juba oleme, mida teeme või loome, kuidas me elame, kuidas me suhestume, suhtleme ja nii edasi. Et see on kõik kui üks tervikkuvand sellest, kes me täna olemas oleme. Teisest küljest on see minu jaoks ka üks suur enesearengu vorme. Ehk et kui me selle kuvandi endale teadvustame, siis õpime seeläbi ka ennast rohkem tundma ja me õpime, kuidas see süsteem toimib, mis mida põhjustab ja seeläbi õpime me seda kuvandit ka ise teadlikult muutma, ümber kujundama. Ehk et see on olnud ka väga suureks enesearenguks ja samas väga suureks võimaluseks ise aktiivselt osaleda oma elu paremaks muutmisel. Kui 200 aastat tagasi pesid siin maa peal võib-olla üksikud inimesed hambaid, siis tänapäeval on see üsna levinud tegevus ja normaalne igapäevarutiin. Kui 2-30 aastat tagasi peeti spirituaalsuse ja mediteerimisega tegelevaid inimesi veidikene ära pööranuteks, siis tänasel päeval on seegi muutunud järjest tavapärasemaks. Ja ma usun, et seetõttu muutub see persoonibrändi eest hoolitsemine ühel hetkel ka sama elementaarseks, kui on hammaste pesu või regulaarne duši all käimine või kodu koristamine. Et see on lihtsalt üks viis ja üks võimalik variant oma hingelise tasandi eest teadlikult hoolitseda. Kui me hambaid ei pese, siis me teame, et meie hingeõhk hakkab haisema. Kui me kodu ei korista, siis me teame, et seal läheb räpaseks. Ja täpselt samamoodi on see, et kui me mingisuguste oma hingeliste aspektide eest piisavalt ei hoolitse, kui me oma hingelist tuba ei korista, siis hakkavad ka seal toimuma teatud protsessid. Ja kõik see, mida rohkem me ennast nagu korda teeme, selle läbi me saamegi järjest paremaid kogemusi, järjest paremat elu kogeda. Veebiakadeemia eeliseks on minu silmis see, et seal on võimalik õppida ükskõik kus kohas ma olen ja ükskõik mis ajal ma seda teen. Et mina, kes ma elan siin Setomaal, mul on väga raske pidevalt sõita kuskilegi teise linna mingisugustele seminaridele ja seetõttu sellised üle veebi toimuvad õpingud on minu jaoks suureks abiks. Ja need veebiakadeemia kodutööd on sellised, mis võimaldavad selles teemas minna jällegi hästi põhjalikuks ja detailseks ja seeläbi süvitsi rohkem enda kohta teada saada. Ma kindlasti soovitaksin seda varianti inimesele, kes soovib iseenda kohta rohkem teada saada, ennast paremini tundma õppida
ja ise oma elu kujundama hakata. Lisaks mulle meeldib selle koolituse juures veel see Olesja ja Evelini inspireeriv sära. Et see on see, mis juba kutsub järgmist moodulit või õppetundi nagu kätte võtma ja edasi liikuma ja ma olen neile hästi tänulik selle väljakutsuva võimaluse loomise eest. Aitäh!